Armsad sõbrad, kätte on jõudnud ülestõusmispüha, niisiis Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. See on tervitus, mis on pärit juba Piiblist, Uuest Testamendist, kui Emmausest tagasi pöördunud jüngrid kõnelesid sellest, mida nad olid tee peal kogenud, et nad olid kohtunud üles tõusnud Kristusega, siis ütlesid teised jüngrid neile, Issand on tõesti üles tõusnud. Ja selles rõõmus tahan ka mina teid kõiki täna tervitada ja julgustada. Sest me vajame seda julgustust. Me teame, et me elame maailmas, mis nii tihti näib olevat tume, sünge, pime, lootusetu. Meil on lootus. Mulle väga meeldib, kuidas üks meie Eestis tegutsev vaimulik vastas kord küsimusele, kuidas kirikul läheb, sõnadega pärast Kristuse ülestõusmist läheb meil väga hästi. Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Selle aastase ülestõusmispüha evangeeliumi me leiame Luuka evangeeliumi 24. peatüki algusest. Ma loen selle teile ette ja siis, nagu ikka, lisan omalt poolt mõned mõtted. Esimesel nädalapäeval veel enne koitu läksid naised hauale, tuues kaasa lõhnarohte, mis nad olid valmis pannud. Ent nad leidsid kivi hauakambri eest ära veeretatud olevat. Ja kui nad sisse astusid, ei leidnud nad Issanda Jeesuse ihu. Ja sündis, et kui nad olid nõutuses selle pärast, vaata, 2 meest seisid nende juures elevalges rõivas. Aga kui naised hirmu tundes silmad maha lõid, ütlesid mehed neile, mis te otsite elavat surnute juurest? Teda ei ole siin, ta on üles äratatud. Tuletage meelde, mida ta teile rääkis juba Galileas, öeldes, et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte ja risti löödama ja 3. päeval üles tõusma. Ja naistele tulid meelde Jeesuse sõnad. Ja pöördudes hauakambri juurest tagasi, kuulutasid nad kõike seda neile 11 ja kõigile teistele. Aga need olid Maarja Magdalena ja Johanna ja Maarja Jaakobuse ema ja muud naised koos nendega. Nad rääkisid seda apostlitele, ent need sõnad paistsid nende silmis otse kui tühi jutt ja nad ei uskunud naisi. Peetrus aga tõusis püsti ja jooksis hauakambri juurde ja kui ta kummargil sisse vaatas, siis nägi ta üksnes surilinu ja ta läks ära endamisi imestades sündinu üle. Jeesuse ristisurm täitis tema järgijate, nii tema jüngrite kui ka nende naiste südamed ilmselt väga suure leinaga ja ka väga suure nõutusega. Jah, ta oli küll oma surma ette kuulutanud ja ta oli kuulutanud ette ka oma ülestõusmist, aga see kõik oli nende jaoks midagi mõistetamatut, midagi, millega nad ei osanud ennast seostada ega midagi peale hakata või mille nad olid lihtsalt kõigi sündmuste keerises ära unustanud. Meile öeldakse, et naised läksid sinna haua peale esimesel nädalapäeval veel enne koitu. Kui me loeme kreekakeelset evangeeliumi, siis see sõna, mida siin tarvitatakse, ütleb või kõneleb meile tegelikult hämarusest või pimedusest. Nad läksid siis, kui hakkas vaevalt hahetama. Koidu või päevatõusu hämaruses. Enne koitu see tähendab, et oli veel üsna pime. Ja see pime ei iseloomusta siin mitte ainult seda päevaaega, vaid ka seda, mis oli ilmselgelt nende naiste südames. Nad läksid
leinates, nad läksid kaasas lõhnarohud, mis nad olid valmis pannud. Need lõhnarohud olid mõeldud selleks, et võida Jeesuse surnukeha. Need naised olid veendunud, et Jeesus on surnud. Ja sellega ei olnud neil mingit muud lootust ega lohutust, kui vaid püüda osutada sellele nende armastatud issanda ja õpetaja surnud ihule veel mingisugustki austust. Nad tulid, miks nad tulid? Nad tulid armastuse pärast. Kuigi nad olid ehk unustanud Jeesuse sõnad kannatustest, surmast ja ülestõusmisest või polnud neid kunagi päriselt mõistnud, oli siiski midagi, mis Jeesus oli nende südamesse pannud. See oli armastus ja seda armastust ei suutnud kustutada mitte miski. See oli otsene põhjus, miks need naised läksid sinna hauale nii vara hommikul. Veel hämaruses või lausa pimeduses enne koitu, sest armastus ajas nad teele. Nad ei suutnud jääda koju, nad pidid sinna minema. Jah, see, mida või keda nad lootsid eest leida, oli ainult Jeesuse surnukeha, aga ikkagi nad tundsid, et nad peavad minema, et seegi on parem kui mitte midagi, kui see lõputu, lootusetu lahutatus oma armastatust. Ma olen oma ameti tõttu pidanud teele saatma päris palju lahkunuid ja ma olen näinud õige palju ka taolisi hetki, kus lähedastel leinajatel on olnud nii raske, peaaegu võimatu puusärgile kaant peale panna või lahkunu nägu riidega kinni katta või siis taluda seda, kui puusärk on hauda lastud ja seda hauda hakatakse kinni ajama. Tõepoolest on olnud ka üks selline juhtum, kus üks inimene, üks naine hüppas sinna hauda oma armsale emale järele ja ma ei räägi seda sugugi mitte seda naist kuidagi naeruvääristades, vaid vastupidi. Tema armastus oli nii suur, et ta oli valmis kinni hoidma kas või oma armsa ema surnukehast, sellest mitte lahti laskma, sest et talle tundus, et ta kaotab muidu kõik. Jah, ilmselt sellel inimesel ei olnud südames usku ülestõusmisse ja igavesse ellu, nagu oli olnud tema emal, keda me matsime, aga ka selle naise südames oli armastus. Samasugune armastus, nagu oli nende naiste südames, kes läksid Jeesust esimese nädalapäeva varahommikul veel enne koitu lõhnarohtudega võidma. Nad ei saanud teisiti, nad pidid minema. Me ei saa öelda, et igasugune armastus võidaks surma ja tooks elu, aga me teame, et selleks, et pärida igavene elu koos Jumalaga, on möödapääsmatu see, et meie sees elab Jumala poolt meile kingitud armastus. See armastus Jeesuse vastu oli kindlasti nende naiste südames mingil kombel inimlik. Jeesus oli ilmselt väga kütkestav isik, aga ma usun, et veelgi enam oli see jumalik, see oli Jumala kingitus. See oli armastus, millega Jeesus armastas kõigepealt neid ja mis sütitas nende südames vastu armastuse. Nii nagu Jeesus on meid armastanud, Jumal on meid enne armastanud, nii nagu ütleb ka pühakiri, ja meie armastame teda vastu. Nende naiste armastus viis nad Jeesuse hauale. Nad ei lootnud sealt leida muud kui tema surnukeha. Meie teame, et Jeesus on surnuist üles tõusnud, me juba tervitasime üksteist nende sõnadega, Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Aga kuidas on lugu armastusega meie südames? Kas meie igatsus Jeesust leida ja näha on sama suur, kui oli nendel naistel, kes ei
lootnud ju leida ega näha midagi muud kui vaid Jeesuse surnukeha. Ja see tähendab, et nad ei lootnud midagi tema käest enam nii-öelda saada. Nad läksidki ainult tema pärast. Nad läksid selleks, et talle midagi omalt poolt anda, et osutada talle seda viimset austust tema surnukeha väärikalt võides ja mattes. Ma ei ütle, et meie inimesed saame Jumalale midagi anda, aga mida ma ütlen on see, et nende naiste armastus oli tõeliselt siiras ja isetu. Meie armastus Jeesuse vastu on võib-olla siiski segatud teatava, ma ei ütleks iseka, aga siiski enda peale mõtleva sooviga tema käest midagi saada. Me otsime Jeesust selleks, et leida pattude andeks andmine. Me otsime Jeesust selleks, et leida mõte oma elule. Me otsime Jeesust selleks, et pärida igavene elu. Aga kui palju parem oleks, kui me otsiksime teda tema enda pärast. Sellepärast, et me armastame teda, olgu mis on, tulgu mis tuleb. Jah, me ei pea otsima nagu need naised Jeesuse surnukeha, aga ma usun, te saate aru, mida ma mõtlen. Nemad otsisid Jeesust, sest nad armastasid teda ja nad arvasid, nad uskusid, et neil ei ole temalt enam midagi saada. Meie peaksime ka samasuguse armastusega jooksma Jeesuse juurde, tema enda pärast. Isegi kui me arvaksime, et me tema käest midagi ei saa. Kuigi me teame, et ta on tulnud, ta on saanud inimeseks, ta on elanud, kannatanud ja surnud ja surnuist üles tõusnud just selleks, et meile midagi anda. Sest tema armastus on nii suur, et tema ei mõelnud iseendale, kui ta tuli. Ta mõtles ainult meile. Ja ta tuli tõepoolest selleks, et võtta enda kanda meie patud, et viia need ristipuule, et meid oma püha verega puhtaks pesta ja meile uus elu kinkida. Selleks, et me võiksime olla elavatena koos temaga igavesti. Need naised otsisid veel viimast korda Jeesuse surnukeha, et natukeseks ajaks temaga koos olla. Aga Jeesus on tulnud otsima meid kõiki selleks, et meie elavatega, meid elavaks teinuna, koos meiega elada igavesti. Nii suur on tema armastus meie vastu. Nii väga igatseb ta igaühe järele meie hulgast. Nendel naistel sellel hommikul enne koitu ei olnud mingit lootust. Aga mõelgem, milline lootus ja julgustus on meil. Jumal on meid tõepoolest nõnda armastanud. Jeesus armastab meid tõepoolest nii väga, et tahab teha meid elavaks, tahab meid puhastada ja pühitseda, selleks, et me võiksime elada koos temaga igavesti, et me mitte kunagi enam temast ei lahkuks. Kui need naised sinna hauale tulid, siis tabas neid üks kohkumus teise järel. Kõigepealt nägid nad, et haua suu pealt, see oli üks kivisse kaljuste raiutud koobas, oli haua suud sulgev kivi ära veeretatud. Mida nad võisid mõelda? Nad võisid ilmselt mõelda, et keegi on enne neid sinna hauale jõudnud. Ja võib-olla mitte heade, vaid halbade kavatsustega. Võib-olla selleks, et vastupidiselt neile Jeesuse ihu mitte austada, vaid teotada, rüvetada. Võib-olla selleks, et ta ära viia, nii nagu Maarja Magdalena arvaski, kui ta nägi hiljem üles tõusnud Jeesust, et toon aednik ja on Jeesuse surnukeha kuhugi ära viinud. Me ei tea, mida nad võisid tunda, aga meile ei öelda, et nad oleksid olnud rõõmsad, et nad ei pea nägema vaeva kivi ära veeretamisega. Nad olid kohkunud, sest et nad kartsid, et nüüd on midagi hullu juhtunud. Nad olid tulnud selleks, et heita veel viimane pilk oma armastatud issandale, kas või tema surnukehale, sest nad armastasid teda nii väga. Ja nüüd võisid nad karta ja oodata, et teda ei ole seal. Isegi seda surnukeha ei ole seal.
Neil ei ole enam mitte midagi jäänud. Neilt on kõik, isegi see viimane, ära võetud. Ja kui nad hauda sisse astusid, siis eks seda nad nägidki. Jeesust ei ole seal. Ja kohkumuseks nägid nad kahte meest erevalgeis või sädelevais rüüdes. Küllap need pimestasid neid, nad pöörasid pilgu maha, võib-olla tõstsid käegi silmade ette, aga igal juhul olid nad hirmunud, kohkunud, nad ei teadnud, mis see on. Ja siis need mehed kõnetasid neid ja ütlesid, et nad ei peaks otsima elavat surnute hulgast. Jeesust ei ole seal mitte sellepärast, et keegi oleks tema surnukeha ära viinud, vaid sellepärast, et ta on üles tõusnud. Ja kui naised sellest mitte midagi aru ei saanud ja need mehed, inglid, nägid, et naised ei mõista, siis nad seletasid. Ja nad rääkisid sellest, mida Jeesus oli neile juba varem ette ütelnud. Et inimese poeg peab antama patuste inimeste kätte, nii oligi sündinud. Et ta peab risti löödama, ka see oli sündinud. Ja et ta peab 3. päeval üles tõusma. Vaat see oli, mille nad olid ära unustanud, mida nad ei teadnud. Nende arvates oli kõik lõppenud, aga tegelikult kõik alles algas. Võiksime öelda, et nad läksid sinna haua poole teele uue nädala 1. päeval, 8. päeval, aga haua juures nad leidsid, et nad on astunud esimesse päeva. Uue loomise, uue ajastu esimesse päeva. Nüüd alles kõik tõeliselt algabki, sest issand on surnuist üles tõusnud ja ta tahab ka neid, kes temasse usuvad ja teda armastavad, teha oma ülestõusmise osaliseks. Tema armastus ulatub ka surmast üle. Tema armastus ulatub üle ka tema enda isiklikust ülestõusmisest, sest ta tahab, et kõik teisedki võiksid saada selle osaliseks. Tema ei taha midagi endale, tema tahab anda kõike meile, kuigi tegelikult kuulub kõik temale. Ka meie kuulume ju temale. Ja ta tahab, et me võiksime saada osa sellest elurikkusest ja täiusest, mis on tema oma ja võib tema armu läbi olla ka meie oma. Nüüd naised taipasid. Nad said täis rõõmu, nad jooksid tagasi Jeesuse jüngrite juurde ja siis nad rääkisid sellest kõigest ka neile. Nad rääkisid ja rääkisid, kui me loeme kreekakeelset evangeeliumi teksti, siis me näeme, et siin kasutatakse sellist ajavormi, mis kõneleb jätkuvast, lõpetamata tegevusest. Nad rääkisid ja rääkisid, küllap nad rääkisid läbisegi. Neid oli seal ju mitu, meile nimetatakse 3 nimepidi, aga öeldakse, et seal oli veel teisigi. Nad rääkisid ja jüngrid, apostlid vaatasid pärani suudega ja silmadega, ei saanud mitte millestki aru ja mõtlesid, et naised ajavad mingit tühja loba juttu, et nad jampsivad, et see kõik ei saa tõsi olla. Meil on raske seda natuke mõista, kuna Jeesus oli ju ometi neile seda ette kuulutanud. Aga kui me püüame panna ennast nende olukorda, mida kõike nad olid pidanud läbi elama, mida kõike nad olid pidanud nägema, millist ahastust nad olid pidanud tundma, ega me neile tegelikult pahaks panna ei saa, et nad ei mõistnud ega uskunud. Me peaksime neile pigem kaasa tundma ja võib-olla saama ka veidike ootamatut julgustust või lohutust, sest et eks meiegi südames kerki aeg-ajalt kahtlused. Eks meilgi ole ju raske paljudest asjadest aru saada. Mitte ainult siin selles maailmas, vaid veelgi enam nendest asjadest, mis puudutavad Jumalat. Kuidas see kõik ikkagi oli, kuidas see kõik ikkagi saab niimoodi olla, mis saab edasi, mismoodi see surm ja ülestõusmine ja igavene elu kõik välja näevad, kas see ikka on päriselt nii, nagu me oleme ette kujutanud. Ega meil ei ole ju kõiki vastuseid ja me näeme, et me ei ole siin üksi. Isegi Jeesuse jüngrid, isegi apostlid, kes olid temaga 3 aastat koos rännanud,
isegi nemad olid raskustes. Me ei pea kuidagi häbenema või tundma piinlikkust. Mida me peame tegema, mida me saame teha, on see, et me usaldame ennast ka oma väheses mõistmises, ka oma arusaamatuses, isegi oma kahtlustes Jumala armu hoolde ja palume, et tema meid valgustaks, et tema aitaks meil mõista, et tema teeks meile need asjad selgeks, näitaks meile seda kas või kunagi seal igavikus või annaks meile vähemalt tahet. Samasugust tahet, nagu oli Peetrusel, kes ühtäkki püsti tõusis ja hauale jooksis. Püüame seda olukorda endale elavalt ette kujutada. Tulevad naised, räägivad ja räägivad ja räägivad läbi segi, jüngrid kuulavad, imestavad, ei saa aru, vaidlevad vastu, ütlevad naistele, mida te jampsite siin, see on kõik üks tühi loba, mida te räägite. Ja seal kuskil istub Peetrus. Vähemalt mulle jääb selline mulje, et tema teiste jüngritega kaasa ei räägi. Ta istub seal, kuulab, vaatab, mõtleb. Küllap tema südames on kibe valu. Te teate küll, mille pärast. Sellepärast, et ta oli alles äsja oma issanda 3 korda ära salanud. Ta istub seal ja järsku võiksime öelda nagu välgust rabatuna, kargab ta püsti ja jookseb hauale. Peetrus ei olnud ilmselt enam kõige noorem mees, aga ta pidi minema. Miski sundis teda tagant. Ta teadis, et ta oli eksinud. Ta teadis, mis oli juhtunud Juudaga. Vähemalt ta aimas, mis oli juhtunud Juudaga. Ta ei teadnud, milline on nüüd tema vahekord Jeesusega ja Jumalaga. Sellepärast, mida tema oli teinud. Aga ta pidi minema, millegi pärast ta pidi minema. Kas ta lootis midagi? Kas ta ootas midagi? Kas ta tahtis saada kinnitust? Ma ei usu, et ta oleks jooksnud sellepärast, et ta ei uskunud seda, mida naised rääkisid. Ma ei usu ka, et ta oleks päriselt uskunud seda, mida nad rääkisid. Ta lihtsalt ei teadnud üldse, mida mõelda ja mida uskuda. Aga ta teadis, et ta peab sinna minema. Andku Jumal ka meile sellist tahet, sellist alateadlikkugi äratundmist, nagu oli Peetrusel, kui meie oleme raskustes, kimbatuses, võib-olla koguni kahtlustes. Kui me oleme ka need, kes justkui vaatavad kõrvalt, vaatavad pealt, mida need teised teevad, võib-olla vaatavad justkui kõrvalt iseennastki ja oma elu ja ei tea, mis päriselt toimub, mis peab edasi saama. Andku Jumal siis meile ka seda, nagu öeldud, kas või ebateadlikku või alateadlikku tahet ja valmisolekut püsti tõusta ja katsuda joosta sinna, kust me võiksime saada vastuse. Mingit muud kohta, kuhu me peaksime jooksma, et vastust saada, kui Jumala juurde, kui issanda juurde ei ole olemas. Meie ei pea jooksma Jeesuse hauale, sest me teame, et seal teda ei olnud. Ka Peetrus ei leidnud teda sealt. Aga me teame selle sama Luuka evangeeliumi järgi, et veidi hiljem Peetrus sai oma vastuse, sest issand ilmus talle ja kõneles temaga. Peetrus otsis, aga issand oli see, kes ennast talle näitas. Peetrus jooksis ilmselt nii oma kahetsuse valu kui ka ikka selle sama armastuse pärast, mis oli temagi südames. Mitte ainult naiste, vaid ka Peetruse südames oli ju armastus Jeesuse vastu. Aga Jeesus näitas ennast talle sellepärast, et tema armastab rohkem. Tema on enne armastanud. Ta on armastanud nii, et ta on tõesti andnud ennast meie eest. Meie süü on lepitatud. Meie patud on, nii nagu öeldakse Vanas Testamendis, ära unustatud. Neid ei tuletata enam meelde. Jumal, vaadates Jeesuse kaudu meie peale, ei mõtle meie pattude peale, vaid ta mõtleb oma armastuse peale. Ta mõtleb oma andestuse peale. Ta mõtleb selle suure armastuse ohvri peale, mille Jumala ainusündinud poeg on meie eest toonud.
selleks, et me mitte kunagi ei peaks kahtlema selles, et Jumal tahab meid kui armastav isa oma lastena vastu võtta, meile andeks anda ja meile igavese elu kinkida. See tänane evangeelium ei räägi meile veel Jeesuse kohtumisest jüngritega pärast seda, kui ta oli surnuist üles tõusnud. See on ainult eellugu. Ka meie lugu siin maailmas on selles mõttes eellugu, et me ei ole veel üles tõusnud issandaga kohtunud. Aga me teame, et jüngrid kohtusid temaga. Ta näitas ennast neile. Ja me võime teada, et ka meie näeme teda kord. Siis, kui me oleme jõudnud sinna, kus võime teda palgest palgesse näha, kus ta näitab meile ennast oma kirkuses, oma armastuse täiuses ja kus me võime tõesti tunda rõõmu igavesest elust koos temaga. See on tema tahtmine, olgu see ka meie tahtmine. Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud.